Leili. Jutustus Liivi rahva vabadusvõitlusest 13. aastasaja alul. Esimene peatükk. Pulmad ukupühal. Soe suveöö kattis metsa ja maad, orgu ja mäge magusa õielõhnaga ja nõidliku hämarusega. Sellest tumesinisest taevast sirasid tuhanded kuldtähed ning sügavast veepeeglist paistis teine taevas vaatajale vastu. Kaugemal põhja pool ilustas eha hilk taevaserva ning oli oma hõbejoonet kõrgele taevasina sisse üles sajanud, kus nad udupehmelt viimaks ära kadusid. Aeg-ajalt tumestas taeva paistust, aga ülendas ühtlasi ka tähtede selgust teine õhtupoolt koitev valgus. Tasane, jahe, lillelõhnane tuuleõhk kandis sealt poolt rõõmsaid lauluhääli ja rahva lõbusat jutukära kaugele üle metsade ja mägede laiali. Terve salk lillepärgadega ehitud neidusid tuli nalja heites ja kõige rõõmsamas tujus ülevalt mäelt alla värske allika juurde, mis siin mäekalju seest välja nirises, oma janu kustutama ja üleliigset soojust jahutama. Teel korjasid nad üksteise võidu hiilgavaid jaaniussikesi ning panid neid oma pärgade sisse, nii et nad eha valgusel eemalt kui muinasjutulikud õnnemaa printsessid oma kalliskividest säravate kroonidega näisid otse unenäolikult kenad. Isegi nende ainus nägija, vana mehike allika lähedal kivi otsas, vaatas üsna imeks panemisega selle näkineiu parve peale. Ta oli ka praegu veel üsna kahe vahel, kas ta neid põõsaste vahel liikuvaid rõõmsaid kujusid tõsiste inimeste või silmaviirastuste sekka pidi arvama. Katsume, kes kõige enne allika juurde jõuab, ütles üks kõlav hääl. Jah, katsume, hüüdsid mitmed teised sellega ühes nõus. Kes kõige enne jõuab, saab kõige enne mehele, naeris jälle üks. See murrab vist küll kõige enne oma kaela, manitses veel üks hääl. Noh, siis kael või mees. Kael ilma meheta ei maksa ka palju. 1, 2, 3. Ja nagu lennates tormasid nad kõik mööda järsku mäe külge üksteise õhinal alla. Sample complete. Ready to continue?